Морковку галку там. Sonja. Tere hommikust! Täna on pühapäev, 7. juuni ja täna me peame Sonja sünnipäeva koos perega. Hommikul juba tulime Kihrast siis vanemate ja Sonja ja õepojaga. Ema on praegu Sonjaga seal teises toas. Sonja toas loevad raamatuid ja mina teen suitsukana makaronisalatit. Ja jänku ja klotsid. Ja muidugi konna ja siilikese. Kõike ei saa, ütle Siireema. Ühest mänguasjast piisab. Väike hiir mõtles hetke. Palju õnne sünnipäev! Vaata, palju! Sonja, mis sa said Toimele kingitus? Paneme laua peale. Ei! Oi, kui palju asju sa said. Tädile ka kalli. Palju õnne sünnipäeva! Ой! И с этой стороны. Во! Еще раз. Kes see on seal? Еще. Ух ты! Вытаскивай. Опа! Kes see on? Mis Gregor? Ложи сюда, показывай. Oota, kallis, ma panen nüüd. Näe, Anna midagi. see on sulle. Tä. Sonja. Sonja, võta vastu. Palun, võta. Palju õnne, Sonja. Näe, see on ka emme sulle. See on... Või see oligi kui? Oota, ma teen sellest. Poja, oota. Süüakse, tema peab vaatama. Talle laga. Ta tantsib. Tantsi, Sonja. Давай, накрывай, Сонечка, на стол. Сейчас будем пробовать. On 7 pluss. Специально, что мы 7 pluss. Это 7 kuud. Ei ole. Соня, pane lauale. Tule сюда, ложи. 7 kuud. 7 aastat. Вот. Как здорово. Ja las ta võtab välja. Mis seal on? Nuusuta seda. Anna vanemaga nuusuta. Oi, kui ja lõhn on sellel. Ой, как вкуснятина. Selle kingis ka Dana. Mis endast kujutab? Успокаивает просто. Dana siis nüüd kõike kingituse peab tegema. Neid, võta Eva edasi, võta. Vaata, mis see on. Пусть тут не работает, там с интернетом. Что ты хочешь? Телек нет, телек нет. Смотри, летит. Покажи, как ты на это катаешься. Покажи, как ты на это катаешься. Istub Pepuga sinna. Покажи, как ты катаешься.
noh, laulame siis. palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Sonja, palju õnne sulle. Ui, puu. Kõvasti. Kuidas sa täpselt teadsid, mis teha? Emme teeb pilti ka sinust. No tõmba, siis me juba teame, milline see on. Tõmba see välja, oota. Sonja, tädi läheb, soo. Tulime õue peale suurt pidu. See lihtsalt, ma olin omadega nii läbi, ma olin juba enne tegelikult läbi, sest et öösel kuidagi hästi ei maganud. Sonja, sa sõidad võssa. Ja siis ühesõnaga päeval üritasin magada, aga nagu siis tulnud midagi välja. Sest polnud aega magada. Kohe lähme koju, lähme sõidame sinna. Ja viisin vanemad rongi peale. Mingi hullult kiirustasime ka, sest nad vaatasid rongi aega alguses valesti, et tegelikult läks 20 minutit varem rong. Viimasel hetkel vaatasin üle, et mis kell see rong läheb siis. Aga muidu pidu oli väga meeleolukas. Lapsed kõigil oli lõpuks nagu selles mõttes harjusid ära, just nagu pisikesed on ju. Et nende jaoks olid ju, nagu vennalaste jaoks olid mõned võõrad näod. Ja, aga sinna me ei lähe, Sonja. Et lõpuks oli jah, nagu kõigil hästi lõbus ja tore ja kahju, et vähe ruumi. Võt. Me võime siit värava tagant vaadata. Sinna lähedal ei tohi minna. Aga jah, jalutame natuke, sest täna pole õues väga jõudnud olla. Ja siis lähme koju. Nii palju sagimist oli seal peo jooksul, et ma isegi ei tea, mida Sonja sünnipäevaks sai. Läheme koju päenda magama, eks ma siis piilun tema kingikottidesse. Lõpuks saan diivanile visata ja lihtsalt olla. Nõudepesumasina tegin tühjaks. Mingid nõud pesin käsitsi ära. Ja see on maksimum, mis ma täna õhtul viitsin teha. Kingitused ma vaatan homme. Meil toodi ka kott riietega. Seda ma vaatan ka homme. Mul ei ole nendega kiiret. Raamatud, mis me põhimõtteliselt ise kinkisime ja mis Sonja veel ühe sai, siis need me lugesime täna õhtul juba läbi. Sõin natuke sushit, mis ma jätsin endale päris palju. Enamus toidu ma ütleks, ma panin kaasa nii õele kui ka venna naisele pigem. Vend nagunii ei hooli sellest. Ja vanematele panin ka. Endale jätsin mingi mõned sushid või tempurad ja 2 pitsalõiku. Aga kell saab 1 minuti pärast 10. Sonja on juba voodis, magab ja tegime vanni ka talle. Nii et nüüd peaks nagu mega hea päev olema. Päeva lõpus siuke vann ka veel. Ja ma ise lähen ka kohe magama. Meil on 2 päeva jäänud. Ja ma ei tea, mis me teeme. Mul ei ole mitte mingit plaane. Ma arvan, et homme me lihtsalt vegeteerime kodus, sest et mina olen küll täiesti rämps väsinud. Tere hommikust! Käes on esmaspäev ja ma juba hommikul ärgates otsustasin, et täna tuleb väga aeglane päev. Me ei kiirusta mitte kuskile. Me lihtsalt kulgeme, sest seda ma tunnen, on mul vaja. Ja ma arvan, et võib-olla Sonjakesel ka. On olnud 2 väga intensiivset päeva talle. Aga ma siis vahepeal siin veits pakkisin lahti ta kingitusi, midagi, mis olid veel lahti pakkimata. Ja siis
tegelikult ma eile nägin seda küll, seda kingitust, aga ma nagu väga ei jõudnud süveneda. Siis Little Dotsi nugu. Tal on magnetiga see lutt, käib siia ja see pudel on. Ja siis lutipudel. Selle kinkis siis vennapere, kuna kui me kunagi käisime nende juures külas, siis tüdrukud läksid natuke vaidlema, et kes sellega mängib ja mõlemad tahtsite selle nukuga. See on väga hea, siuke kerge nukk, et need, mis on need plastikust, kas või pehmete kehadega, et nad on ikkagi suht robustsed ja need ei ole nii nunnud. Aga siin on jah siuke nukul oma puudi ja kõik värki, et see on hea seda vankrisse panna tal, see, mis tal on. Ja siis seal olid väikese mägra raamat, sest üks, mis me saime Kerli käest, ühe pakikesega kunagi, aitäh sulle, Kerli, siis see raamat on nagu nii lemmik Sonjal, talle nii meeldib, et seal saab nagu kaasa teha neid asju. Ja siis ma palusin õele, et ta ostaks kingiks Sonjale siis selle teise mägra raamatu. Aga seal on kuidagi see tekst on pikem ja võib-olla eile Sonja oli väsinud ka õhtuks, aga ta kuidagi ei suuda nagu oodata, et okei, millal see tegevus nüüd tekib. Joo palun ilusti, ära topi näppu sinna. Ja siis oli sipsikraamat ja väikese hiireraamat ja hästi palju näkse, igasuguseid sai ka. Et ja vaatame siis, mis ta oma isa käest sünnipäevaks saab. Seda ma ei tea. Ja venna tütar, kes on 2 nädalat vanem, siis tema sai sünnipäevaks tõukeratta ja vend ütles, et ta sõidab nii hästi sellega ja nii ilusti värki ja ise ja kõik. Pane näputsu. Ja siis ma mõtlesin, et äkki oleks vaja Sonjale ka ikkagi. On siis kotitäis asju, mis ma sain venna naise käest. Venna naise endal on väiksel lapsele nii palju riideid jäänud oma esimesest lapsest, pluss tal naaber annab riideid. Ehk siis, ja Sonju, tahad emmega vaadata? Tule istu siia siis. Ehk siis kõik, mis ta saab naabri käest, ta suurem osa annab mulle. Võib-olla isegi kõik, ma ei tea, aga ma olen mitu korda saanud riideid sealt. Nii, siin oli kombe. 86 suurus. Ma ütleks, et ta on isegi suurem tegelikult. Hästi uhke, mõnus tegelikult. Ja praeguste ilmadega ja sügiselt, kui läheb natukene jahedamaks. See on praegu 85 centimeetrit, nii et peaks talle väga hästi sobima see. Või see on teksad veel ühed. Just andsime ühed teksad ära. 86. Aga need on päris hea, need on ülevalt sellised mõnusad. Zara omad. Nad küll vägevad. Jaa, mis see on? Oi, kleidikesi on meil nii, et tapab. Aga ma olen otsustanud, et kui me mujal ei saa kanda neid, kuskil üritusel või väljas, siis me kanname kodus kleite. 86 ja. Siis, juppe. See on nagu mantlikene. Suurus see on. Ma ei tea, mis suurus see on, aga see on siuke suurem kindlasti. Panna siia. Võta üks, Kalli, ära võta nii palju. Tee üks korraga. Siis on villased sokid, alati kuluvad ära. Oi, kui nunnu, tee särgike. Nunnu ja. Veel üks väga uhke kleit. 86, name it. Nii et üks hetk, kui Sonjale jäävad need väikseks, siis tuleb siit 86 suuruste riiete väga suur pakk ära anda. Nii, see on ka, aga see on nii vägev, see käib niipidi. Nii äge. See on kui tuus. See on 92. On nunnu, Sonja? Jaa, on jah, nunnu. Nii, mis meil siin on? See on ka
see on 18–24 suurusele. Aga Sonja on niisugune pisem laps, nii et tal, kui on 24 kirjas kuni 24, siis temale läheb see mingi 2,5 aastaselt ka veel. 90 suurus. Ja see jääb niipidi. Lastel ei saa kunagi aru, kas need nööbid ja asjad käivad nüüd selja taha või nad käivad ette. Ossoo, kui vahva seelik. See tundub küll pisike. Pühid emme külge ja. See tundub küll väga-väga kitsas tegelikult. Karu-Karla on see ja. Ja need paelad, need ei aita, siin on see kumm mõnesti. No vaatame. Siis on meil siin tossud. Nii, emme just ostis sul ühed tossud. Vaatame, mis see tundub sulle küll pisike. 21. Tule proovime jalga. Näita. Oi, kuule, ei, see läheb sul jalga küll. Need tunduvad nii pisikesed. Päsikesed tunduvad jah, aga oota. Peaksid minema sulle. Kas ei lähe sul jalga või? Näe, läks, kui su varvas on. Oi, kuule, need on sulle palju paremini jalas kui praegused. Jaa, siin on natuke varbas ruumi, aga jah. Nike. Ja soki paneme jalga, siis sokiga läheb paremini, jah? Nii et paneme need kasutusse. Ja viimane on meil, mis see on? Kombe. See kombe tundub pisike. 80-86. Ja kuna see on Sinsei oma, siis see on suht kindlalt pisike meile. Ehk siis vaatan sügiseks, panen kokku ka mingi paki. Oi, kukkus maha, emme aitab. Oi, jälle kukkus maha. Emme sööb ära. Sul on siin kausis näeb palju. Ja ploomid on need. Ühesõnaga, see on sügiseks, sest siin on kerge vooder sees. Suve lõpp sügisel võib olla. Jah, siin on fliisi vooder. Ühesõnaga, panen siis sügispaketi kokku. Suve lõpupoole 80-86 riided. Nii, et minge ikka vaadake, jälgige minu jagakontot ja tegelikult parem, kui te jälgite mind Instagramis, sest jagasse ma panen üksikult asju ülesse. Ma ei hakka sinna panema vist neid nii-öelda ala unnikus, kõik riided annan ära. Ja tegelikult üldse, mul tundub, et läbi Instagrami on see palju edukam, palju kiirem tasuta äraandmine kui see, et ma panen jagasse. Jagas lähevad ainult sellised, ütleme, magamiskotid, ma ei tea, müramasinad, sellised asjad, mis on suht kallid uuena. Riided, jah, nad on ka kallid, on ju, aga mitte nagu nii kallid ja neid võib saada odavalt ja häid asju nagu uuena. Anna see kott emmele, aitäh. Aga jah, ühesõnaga, panen need asjad pessu kõik. Jah, peseme ära ja siis kulgeme kodus edasi. Nii palju siis kulgemisest. Ma olen aru saanud, et ma olen täiesti rahutu hing. Ma ei suuda lihtsalt olla. Või nagu, kui on hea ilm selles mõttes. Praegu rühingi siit mäest ülesse. Me lähme loomaaeda. Sonja, kus me lähme? Siia. Mis seal on? Loomad. Loomad on, jaa. Опа! Нет! Они там много ходят, вон у них норка. Соболезную. Кстати, если снять всю эту шерсть, то... У него здесь норки нет. Вот и все. Нет. Кисюн. Я вот так раздеть. Это чтобы они не плодили. Кару. Логично. Кару on, jaa.
mingi uus koht või siis on see ümber nimetatud troopikamaja. Vulks. On head kitsekesed, jah? Joo. Lähme sinna ka. Nendel ei saa pai teha, Kalli. Aega ei sooja. Oleme jõudnud lõpule selle loomaaia külastusega. Me olime siin lõpuks kokku 3 tundi. Ja väga tore, siin on nii palju uusi asju ehitatud, et ma isegi ei teadnud neist midagi. Nüüd said siis need ära külastatud ja sõidame koju, sest et ma ei jaksa rohkem jalutada nii pikalt siin, et kui ta teeb veel uinakuga otsa. Tere hommikust, täna on Vlogationi viimane päev. Ja eile ma põhimõtteliselt vlogisin ainult pool päeva, sest et me sõitsime autoga koju ja viimased 10 minutit Sonja jäi autos magama. Ja siis ma tõin ta tuppa, tärkas muidugi ülesse, aga ta mingi hetk jäi uuesti magama ja ma jäin ise ka magama ja kuna ühesõnaga see võttis nii kaua, see uuesti uinumine tal, siis ta lõpuks, ma äratasin ta üles 5:30 õhtul. Et sellepärast meil päev oli siuke uimane, teine pool päeva ja mul pea tegelikult valutas üleeilsest niimoodi ühest väiksest kohast niimoodi tuikas. Et jah, me olime kodused kell 10. Jah, 10, enne 10 natuke läksime õue Tripoliga jalutama ja mingi 10-15 tulime koju. Ühesõnaga pool tundi olime õues, hästi suve oli mõnus ja siis ta läks 10:30 alles magama. Oligi, sest et päev oli niivõrd nihkunud. Ja täna hommik on ka selline aeglane olnud, võrdlemisi ikkagi. Panin ennast eile kirja emakakaelavähi sõeluuringule, tuli mul sõnum ja tegelikult ma ka terviseportaalist paar päeva tagasi, kui ma Sonja asju uurisin, siis ma nägin, et mul oli ka tegelikult seal teavitus, et peaks kirja panema. Ja mõtlesin, et täna mulle nagu sobib, et ajad olid ka olemas, nii et lähme käime ära. Peamegi 15 minuti pärast kodust välja minema umbes. Ja siis lähme poodis, tuleme koju, ma teen läätsesuppi. Nädalatoidud said siis nädalaga otsa. Laupäeval Sonjat polnud ja ma käisin firmaüritusel, pühapäeval oli Sonja sünnipäev, seal oli süüa küllaga ja siis eile sõime neid jääke. Ja täna siis tuleb uus toit teha, aga kuna Sonja on kodus ainult mõned päevad, siis ma nädalatoitu nagu ei tee sükest suuremat portsu. Aga me hakkame sättima ja siis vaatame, mis me täna veel jõuame teha peale uinakut siis. Ajasime oma asjad ära, käisime poes, ostsin peterselli, porgandit, hästi palju seemneid erinevaid, siin on päevalilleseemned, kõrvitsaseemneid, linaseemned, aga linaseemned tuleb ära jahvatada ja mul ei ole seda kohviveskit ega midagi, millega jahvatada, ehk siis pean selle vanemate juures tegema, siis brokolit, sinki ja mingid jogurtid ka. Ühesõnaga, meil on siin väga tervislik toitumine käsil.
nagu meil on siiamaani ka olnud, selles mõttes jah, vahel on sellised nii-öelda treat day'd, aga üldiselt on olnud kodune puhas toit, aga nüüd me teeme veel puhtama toidu, sest lapsel on väike mure seedimisega. Nii et siit saab minna ainult paremaks. Aga ma hakkan seda suppi tegema. Praegu Sonja istub seal, sööb oma seemnekesi. Tervitse seemned ja päevalille seemned on nii pisikesed, et ja pehmed ka ja ta neid varem ka söönud mu vanemate juures, nii et ma ei muretse selle pärast. Mul on kõht nii tühi ja kell on juba 1 kohe. Ma tegin kiirelt salatit endale, Sonjale tegin ka seda sama kana, brokolit keetsin, panin talle ka tomateid sinna, sest selle supiga läheb aega, nii et selle mõtleme pigem õhtusöögiks. Ja mis juhtus? Laud tegi haiget sulle või? Ja ma tegin, mul oli siis, kas see oli äkki poolekilone pakk seda rinnafileed ja siis ühesõnaga poolest tegin suppi ja pool, mis see on? Aitäh. Ja pool läks, siin on. Ja pool siis tegin kuuma fritüüris, sest nagu ma söön mega kiiresti, varsti läheb Sonja tuttu ja siis puhkan ka. Mul on väga hea meel, et me eile ei olnud ikkagi kodus, ei kulgenud, vähemalt mitte pool päeva sellest, sest et nii nagu ilmateade lubas, ladistabki vihma, nii et meil on nüüd täna selleks see kulgemine päev. Homme on Sonja sünnipäev, nii et vaatame, mis homne toob meile, aga jah, nagu ma vist ei maininud, aga ma Sonja sünnipäeva ei hakka vlogima. Ja. Sonja, mis Iiva teeb? Mis Iiva teeb? Lämme Sonja läheb ujub tädiga. Kellegi lest on siin. Jaa. Jaa, veel kord. Kõik. Lämme ujume sinna. Emme tuleb sinuga kaasa. Kus sa lähed telefoniga? Kas Sonjale meeldib sinna? Kas sulle meeldib basseinis? Joo! Ütle jee! Eivale ka meeldib. Ise või? Kuule, ei, võiks vara. Oota. No praise. No, sülle mulle. See jalgadega pull. Eva, ära pritsi pane telefoniga. Eva, ära pritsi pane. Gregorit ei ole. Vaata nagu viielinest tuleb. Ära pritsi Gregorit. Eba! Kätega tee pull. Kuidas sa teed mulle olla? Jalgadega ka, joo.
Sein on ees. Kätega tee pull. Vot nii jah. Aga see ei olegi nii tugev boonus. Sonja, vaata. Pime on õues. Sonja, kus sa oled? Saunas. Oled saunas? Joo. Meeldib? No võtame katkine plätu. Teeme. Sopa. Sonja, tule. Sonja, mis sa sööd? Kell on 11 ja me oleme kodus, Sonja magab. Ma hakkan homseks ta sünnipäevaks tegema õhupalle ja siis ma ostsin sellised väiksed mütsikesed. Mul on vaja need siin mõned veel ühelt kokku panna. Need lähevad siis ta nendele mänguasjadele pähe. Et kui ta hommikul ärkab, siis on õhupallid ja need mütsikesed tema mänguasjadega rivis kõik. Ega rohkem tegelikult homseks plaane otseselt nagu ei olegi. Vaatame, mis me teeme. Sonja isa tuleb ka täna öösel Eestisse mõneks päevaks Sonja sünnipäeva puhul, nii et saab veeta oma sünnipäeva ja mõned päevad veel lisaks siis oma isaga. Aga täna me läksime, tegelikult see ei olnud nagu eksprompt. Mul oli see mõttes tegelikult juba eile, et minna Kalevspaasse, aga eile õhtul siis nagu ei jõudnud, onju. Ja täna õhtul siis otsustasin, et kui me täna ei lähe, siis homme me ka ilmselt ei lähe ja siis ma lähen juba tööle. Nii et me käisime täna ära, aga ma veensin oma õe ka siis, et ta tuleks oma lastega. Käisime kõik viiekesti. Hästi tore oli tõesti nagu hea spa, kus olla nagu lastega, just väikestega, et seal on siuke tore ala neile ja isegi saime ühes sanaariumis istuda, et Sonja oli nõus, seal oli siuke mõnus siuke sidruni lõhn või selline sitruseline ja seal ei olnud väga kuum, et teistes saunades ta jah, nagu oli liiga kuum tema jaoks. Vot, aga selline viimane Vlogationi vlog siis kokku 13 päeva, või homsega siis 13 päeva oli mu puhkus ja tõesti ma ei taha sinna tööle tagasi minna. Ainuke põhjus, miks ma tahaks tööle tagasi minna on see, et tahaks palka saada, et raha on vaja teenida, aga muidu ma istuks edasi nagu väga hea meelega ema puhkusel või üldse puhkusel. Nii et jah, äkki veel õnnestub ema puhkusele minna, sest et mul on veel ju aasta tegelikult jäänud seda ema puhkust küll tasustamata, aga siiski see on juba enda teha siis raha kõrvale panna ja koguda, et elada üle mingi periood ja nautida aega lihtsalt lapsega. Aga aitäh, et oled kõiki neid vloge vaadanud, võib-olla mitte kõiki, aga vähemalt seda siis. Ja näeme teiega juba, ma arvan, et pigem juulikuus, võib-olla isegi augustis, pigem juulis. Aga praeguseks siis head ööd. Tšau!